Tanel just hakkas rääkima seda, et ta üks öösel talle ei tulnud und ja siis ta võttis punaviina ja hakkas Puškini teoseid lugema. Aga mis edasi sai? No nii, võtsid punaviina, hakkasid Puškini teoseid lugema? Ei, vaata ma siin ei ole kunagi, sageli küsitakse, kuidas lugu sünnib, et ma ei ole kunagi kirjutanud ühtegi lugu nii, et luuletus on olemas, siis selle peale hakkad nagu muusikat looma. Aga sõber punaviin natuke aitas vist ja no, need lood, mis valmis said, ega nendest midagi ei saa kunagi, aga et ma küll salvestasin need diktofoni peale, aga kuna oli hiline õhtutund, siis oli seda sellist kahtlast sosinat oli kuulda. Nagu Veinigi puhul võivad need sõnad ka aastatega aina paremaks minna või need laulud tähendab aastatega aina paremaks. Minu puhul täiesti tavatu džässi hõngu oli tunda. Väga vahva. Oota, aga kui sa ütled praegu, et sa ei ole teinud teiste sõnade peale muusikat. Ma olen teinud nii, et on muusika valmis ja siis ma olen tellinud tekstid või palunud kirjutada. Okei. Sest neljapäeval on sul ju suur esietendus Kuu on päike Estonia teatris, ooper, Tanel Padar and the Sun. Et seal on ju ametigi, olid ju tekstid olemas või mitte? Seal on selle tüki libretto autor on siis Aapo Ilves. Siin samas selle sama koha peal on ta sellest rääkinud mulle ka. Ja siis ja temaga meil ongi koostöö niimoodi sujunud, et mul on juba lugu valmis, ma olen temale saatnud ja selline tekstide nagu sobivus looga, et see on hästi oluline, et võib ju olla väga hea tekst ja võib olla ka väga hea eraldi, väga hea lugu. Aga nad nagu kokku kuidagi omavahel nagu ei põimu. Nagu see muusikaline pool ja teksti sisu nagu kuidagi ei klapi teinekord. Aga meil on klappinud. Et siis ongi kasutatud neid The Suni lugusid, kuhu Aapo on tekstid kirjutanud. Aha. Oled sa ise proovides ka käinud vaikselt piilumas? Ma ei ole käinud, kõik küsivad. Mul on kutse siis neljapäeva selle nii-öelda esietendusele ja ma väga... Sa paned lipsu ette ja istud üleni valges saalis. Põhimõtteliselt astun tundmatusse. Esitatagu nüüd, palun. Jah, et mina ei tea, mis ees ootab, aga ma olen nagu positiivselt meelestatud. Mitu lugu sa oled teinud ise elus iseenda sõnadele? Ma arvan, et iseendas, ma arvan kuskil äkki 50 kanti või natuke rohkem. Okei, ja mitu lugu sa üldse oled elus teinud? Kuskil 200 ringi. Mis nendest... selles mõttes on hea lihtne vaadata, et meil on Eesti autorite ühing, mille kasutajaliidesest saab aeg-ajalt käia vaatamas. Igal juhul 3/4 lugudest on kellegi teise sõnadele. Kuidas sul sõnad meelde jäävad? Seda küsitakse tavaliselt minu käest, näitleja käest, et kuidas sõnad meelde jäävad. Okei, mina tean, oma vastust mina tean, aga kuidas sulle meelde jäävad? Ma olen kogu aeg oodanud seda momenti, et küsida mõne näitleja käest, kuidas jäävad sõnad meelde. Okei, see valem on lihtne. Kui sa 2,5 kuud proovis ühte seda sama teksti erinevast asendist muudkui annad, siis seal ei ole varianti ka, et kas nad jäävad meelde või mitte. Nad lihtsalt ongi sul meeles mingiks hetkeks. Aga kuidas sõnad meelde jäävad? Meil ei ole nagu nii palju aega. No just. Ma olen proovinud mõnda laule õppida, jube keeruline. See sõltub jälle tekstist ja sellest, kuidas sa lähened. Et öeldakse ju tegelikult, et luuletust või üldse teksti on lihtsam omistada, kui laulad seda. Et ei ole alati. Ei ole? Teinekord ei ole. Teinekord jääb kuidagi see lugu või laul iseenesest jääb kuidagi kaugeks, siis on kuidagi selline vastutatmist ja kuidagi punnimine, et see tekst pähe saada. Aga samas, et kui oleks nagu rohkem aega, siis ongi see, et sa nagu samamoodi igast tasandist loed läbi seda või laulad läbi ja kui sa annad natukene nagu seedimise aega, siis võib-olla paari päeva pärast on ta juba sul nagu kuidagi iseenesest nagu tekib siia ja jääb pähe. Aga mul on enda kirjutatud tekstidega, enda lugudega, osadega ikka loed rahval huulte pealt. Või sa oled endale nagu teksti valmis teinud, selle ära salvestanud, see on juba aastaid raadios mänginud. Esinemistel oled mänginud, aga sa oled selle kuidagi reaalajas, ei ole päris õiged sõnad meelde tulnud, reaalajas oled endale kohandanud selle nagu uuesti kuidagi. Siis on nagu, vaatad, kuidas nagu publiku suud ja sinu suug, et kogu aeg teistmoodi ja iga kord nad vangutavad pead, nagu et ei ole nii ju tegelikult. Kuidas oled autor, on sul see võimalus? No absoluutselt. Frank Sinatral ka elu lõpus ei olnud sõnad meeles. Okei, aga mitte sellest ja Frank Sinatrast ei tahtnud ma rääkida, vaid sinust ja Frank Sinatrast. Ma saan aru, et sul on ees 4 kontserti, kus sa esitad Frank Sinatra laule. Jaa. Frank Sinatra ei olnud laulja.
väidetavalt, et tema fenomen seisnes selles, et ta rääkis neid sõnu, et oli esimene inimene, jah, kes rääkis niimoodi, et sa saad laulust aru, et mida see inimene sinuga räägib, et see on tema nagu 20. sajandi nagu suur fenomen. Kuidas sina neid... Mina ikka vaidleks vastu, ma arvan, et ta on pannud kokku sellise viisipidamise, võtta üks asi on viisipidamine, teine on nagu laulmine. Et ta on kokku pannud võib-olla siukse retsitatiivse viisipidamise siukse mõnusa muusikaga. Kuidas sina seda teed? Ongi keeruline teha, et kui sul on ette antud nagu siukene pool jutustav meloodia, siis ega ma seda nüüd nagu väga palju nagu selles mõttes muuta ei saa, et ma saan siin oma isikupära juurde panna, aga ma nagu ju juba loodud viisi kallale minna ei saa, et see oleks nagu sünnis. Ja, ei seda küll, aga kas sa nüüd neid Frank Sinatra laule nagu nii-öelda läbides oled saanud aru, et kuidas see šnitt on siis, mida ta siis tegi, et noh, kas ta oli lihtsalt hea näitleja äkki või? Ta oli hea näitleja. Äkki ta näitles üldse, mitte ei laulnud? Ei tea, mulle just tundub, et ta oli kuidagi, ta oli just nagu väga ehe, et ta oli nagu igas mõttes ehe, et ta oli lava peal seesama, kes ta oli nagu eraelus või ta oligi siukene Las Vegase tüüp lihtsalt. Väga hea.